tere tulemast taas kord vaatama Nice Luxuryt. Sel päeval teeme nüüd täna Nice Luxury 2021 siis tahavaatepeeglist saadet, ehk siis võtame kokku möödunud autoaasta, räägime millised olid parimad, millised siis halvimad autod ja räägime ka sellest, milline oli see aasta üleüldiselt, võtame aasta kokku ja räägime ka lõpuks siis paari minutiga sellest, mida toob järgmine Nice Luxury aasta, nii et Nice Luxury proovisõidud kindlasti veel ei lõppe. Alates 2014. aastast olen ma siis peaaegu iga neljapäev teinud Nice Luxury proovisid iga uute autodega ja uuenenud mudelitega ja paljud inimesed ongi minu käest küsinud seda, et miks ma ei tee midagi rohkemat, et miks ma ei tee näiteks mingeid intervjuusid inimestega nende autodest või miks ma ei tee mingeid mida teab kõike veel, aga Nice Luxuryga ongi see, et ma tegelen paljude muude asjadega ka ja Nice Luxury proovisõiduks ma pühendan mingi tund aega oma igast nädalast ja seda siis neljapäevati ja kui ma hakkaks tegema lihtsalt veel väga palju, siis mul ei jääks lihtsalt selle jaoks enam aega, ma ei viitsiks seda teha. Igal juhul Nice Luxury on jõudnud 300. saateni ja nüüd räägimegi, millised olid selle aasta siis autod, milline oli selle aasta siis, vaatame seda aastat tahavaatepeeglis. Ja tõepoolest sel aastal tegin ma siis kõik enamus videod siis jällegi siis kuulsate lauludega, mis mängisid taustal, mis on küll olid autoriõigustega kaetud, kuid nendega ma oskan ilusti ümber käia ja nende kasutamisel on oma plussid ja miinused. Lõpuks plussid kaaluvad üles miinused ja tänu sellele olid need proovisõidu saated vägagi head ja minu meelest on see üks parimaid aastaid üldse, see 2021. Aga liigume edasi, räägime siis veidikene halvimatest ja parimatest autodest ja seda üsna põgusalt, et mingi väga pikalt ei hakka peatuma ühegi auto juures. Ja esimeseks siis parimaks autoks on siis Hyundai Tucson, mis just võidab lihtsalt sellepärast, et ta näeb niivõrd ilus välja. See ongi, ma arvan, suur eelis teiste konkurentide ja rivaalide ees. Halvimaks pean aga Opel Crosslandi lihtsalt sellel põhjusel, et ja vaadake lihtsalt tema disaini, pole üldsegi nii vägev, kui seda oli Hyundai Tucsoni disain. Ja no nii ongi lihtsalt, Peugeot kontserni all olev Opel ei ole suutnud teha enam nii vägevaid autosid, kui siis, kui ta oli General Motorsi all. Ja parimaks ma pean BMW 4. seeriat, BMW 4. seeria Nice Luxury proovisõidu saate salvestasime selle aasta veebruaris ja minu meelest see saade tuli väga hästi välja ja BMW 4. seeria on äge auto sellepärast, et tal on äge varustus, ta on sportlik, ta ei maksa kuigi palju ja see toobki talle lihtsalt võidu, nii et paljud inimesed, kes tahavad endale mingit luksuslikku linnamaasturit, võtke endale hoopis selline auto. Aga halvimaks ma pean jällegi Dacia Sanderot, kuna ta on lihtsalt Euroopa kõige odavam auto, noh see muidugi ei tähenda, et ta veel väga halb oleks, aga halvimaks teeb ta lihtsalt see, et ta on niivõrd odav, tema koostöö kvaliteet on niivõrd kehv ja see pole eriti muutunud ja tõesti lihtsalt nii on. Liigume edasi, parimaks ma pean Renault Arcanat. Renault Arcana BMW oli siis aastal 2008 üks esimesi siis autosid, mis tõi siis välja siis Coupé maasturi, ehk siis Coupé Jeep oli BMW esimene 13 aastat tagasi, nüüd alles on jõutud siis selleni, et tavaline autotootja nagu Renault on toonud siis turule oma Coupé Jeepi ja see on õnnestunud tal vägagi hästi, minu meelest sellel autol on tulevikku vägagi palju. Aga halvimaks ma pean Ford Explorerit ja mitte üldse sellepärast, et Ford Explorer oleks kuidagi halb auto, vaid sellepärast, et teda pakutakse Euroopas vaid ühes versioonis ja ainult pistik hübriidina, mis maksab 60 000 eurot, millel on küll V6 mootor, kuid ikkagi ja minu meelest tal võiks olla palju rohkem versioone valikus, see teeks teda rohkem konkurentsivõimeliseks, näiteks ta võiks olla hea konkurent Highlanderile, paraku ta seda ei ole, sest ta maksab liiga palju ja ainult ühes versioonis, aga parimaks ma pean jällegi Toyota Camryt. Toyota Camry on üks viimaseid sedaane siis, mis reaalselt müüb ka väga hästi veel, kuna praegu võtab võimust linnamaasturid, inimesed tahavad aina enam endale linnamaastureid. Camry on viimane, ütleme, sedaan, mida üldse maailmas müüakse veel väga hästi, teda müüakse Ameerikas peaaegu sama palju kui RAV4, nii et vägagi hästi. Mina arvan, et Camry veel suudab päästa veel planeedi ja näidata, et paljudes olukordades ajab ka üks ilus sedaan vägagi hästi asja ära, aga liigume edasi. Et aega pole palju ja halvimaks ma pean Hyundai Paioni. Hyundai Paion on auto, mis peaks siis baseeruma Hyundai mudelivalikus i20 ja Kona vahele, kuid põhjus on lihtsalt selleks, et mina ei saa aru, miks on vaja mingid mudelid ja vahepealsed mudelid. See pole mingit sellist asja, mille pärast ma eelistaks seda autot rohkem kui Hyundai pisimaasturit Kona ja tõesti kehv lugu. Aga parimaks ma pean Subaru Outbacki ja Subaru Outbackiga on muidugi selline lugu, et
Subaru Outback on väga hea auto, kuid praegu naisluksuri tahavaatepeeglis võiks mõelda tema uut versiooni natukene nagu autot, mis sai kuidagi oma 4- kätte. Sellepärast, et jaa, tal on küll hea pidev nelikvõdu eyesight juhiabisüsteemid ja väga hea vankumatu maine, kuid teda pakutakse Euroopas ja üleüldse vaid 2,5 liitrise bensiinimootoriga, mis tänu euronormidele on kaadanud võimsust, mille kütusekulu on suurem kui eelmisel mudelil ja mis pole üldsegi mitte hästi. Ja asi ongi lihtsalt selles, et ta on vägev auto, kuid ta ei suuda konkurentsis püsida tänu sellele ja tõesti natukene kahju on sellest, et ja tal ei pakuta ka Subaru kuulsat e-Boxeri hübriidajamit. Aga siiski oli Subaru Outback parim halvimad, aga jõuame juba lõpupoole, on BMW iX, mida me tutvustasime teile üsnagi hiljuti. BMW X-i teeb halvimaks, et kuigi ta on hea elektriauto, muidugi kihvt ja vägev, aga mina ei saa aru sellest, et kui tehakse elektriauto, miks siis püütakse sellega lahendada veel mingid probleemid, milleks püütakse teha veel mingit 10 revolutsiooni, et miks ta peab nägema välja nii minimalistlik või miks ta peab endast kätkema mingeid veidraid süsteemi ja asju ja sellepärast ongi ta lihtsalt veider, inimesed ei ole harjunud veel sellisteks autodeks. Ja liigume edasi. Parimaks ma pean Dodge Durango. Dodge Durango on küll, võiks mõelda, mis mõttes on ta parim, sellepärast, et teda, aga ta on küll kallis, kuid teda saab väga paljud erinevate kõvade võimsate mootoritega nagu 3,6 liitrine V6, 5 liitrine V8 ja 6 liitrine EV mootor ja millisele autole tänapäeval selliseid mootoreid veel saab ja veelgi Euroopas, nii et vägagi ägev. Ja et sellist autot siia Euroopasse tuuakse ja ma arvan tõesti inimesed, kes tahavad endale võimsat luksusmaasturit võimsate mootoritega, mitte mingit hübriidajamite või turbolaadimistega, võtke endale Dodge Durango. Aga liigume edasi ja jõuame juba lõpupoole Honda ARV, mida ma hiljuti tutvustasin. No miks on halvim, sellepärast, et oma disain on vägagi puudulik, mina ei saa aru, miks Honda disain on nii kehvaks läinud järsku. Ta mootor ei ole piisavalt jõuline, tal ei ole piisavalt ruumi ja veel kõigele lisaks tema hind on üle 30 000 euro ja ta on saadaval ainult hübriidina, nii et päris kurb lugu. Aga viimased 2 head autot, mis tõmbavad selle headele halbadele joone alla, on Audi Q5. Audi Q5 on hea auto sellepärast, et tema ei püüa teha mingit revolutsiooni, ta on lihtsalt üks kupeemaastur, mis siis hoiab siis endas siis vägagi kenad siis joont. Tal on hea varustus, head mootorid, muidugi baasvarustus pole kõige parem, kuid tal on see ka interjööris on säilinud palju juhtluppe, nii et minu meelest päris hea auto neile, kes tahavad endale lihtsalt head kindlalt sõidukit, millega rooli keerata. Aga viimane on aga siis parim auto on Mercedes-Benz C-klass. Kui Mercedes tõi selle aasta alguses turule uue S-klassi ja nüüd C-klassis, mina arvan küll, et kõik peaksid eelistama endale C-klassi. Ta pakub samu luksust, mis pakub S-klass, kuid seda palju väiksema hinna eest, nii et see ongi edu võti. Aga nüüd räägin veel ka lühidalt, mida toob järgmine naisluksuri aasta ja järgmine aasta tuleb vägev, tutvustamisele tuleb väga palju erinevaid autosid, nagu näiteks siis Ford uus siis Ranger, mis saabub küll järgmise aasta lõpus alles, kuid millesse kuuldavasti Ford on investeerinud terve miljardi, uus Kia Sportage, mis näeb ka väga äge välja ja tuleb ka üsna varsti turule, nii et tõepoolest ma ütlen, püsige kindlasti naisluksuri lainelist, et läheb veel põnevaks ja ma usun küll, et kui ma suudan sama siis värskelt ja ägedalt ja sama kvaliteeti hoida naisluksurist, siis naisluksurit võib-olla teen veel kuni elupäevade lõpuni. Igatahes selline oli naisluksuri 2021 tahavaatepeeglis ja kohtume juba järgmisel hooajal. Seniks kohtumiseni ja püsige naisluksuri.